Jumal on elu looja. Ja kui me austame Jumalat, siis me austame ka elu. Jeesus Kristus on öelnud, et mina olen tulnud selleks, et teil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Ja on üks, kes on tulnud varastama ja tapma. Ja kristlastena me teame, kes see on. Ma olen üks neist, kes on abordist päästetud. Ka minu üks vanematest õdedest ja minu 2 aastat vanem vend. Elasime Nõukogude Eestis, kasvasin 5-lapselises perekonnas. Isa oli koolidirektor, ema õpetaja ja mina olin pesamuna. Ja ma ei teadnud palju aastaid, et mul on veel 5 venda, kellel ei antud elu võimalust, kes kisuti vägivaldsel teel ema ihust ja kes ootavad mind taevas. Ema töötas koolis õpetajana ja oli märkinud kalendrisse juba kirja selle päeva, mil saaks minna Haapsallu ja tehtud saaks abort. Nõukogude ajal oli ka laupäev, koolipäev, nii et õpetajatel oli väga tihe ja seda päeva tuli väga valida. Ja see oli kõik kokku lepitud ja siis, kui ema läks hommikul bussi peatusesse, et sõita Haapsallu, siis see buss ei tulnud. Inimesed, kes olid seal ootamas, kes sõita Tallinnasse, kes Haapsallu, kes Lihula, ootasid ja olid väga närvilised. Oodati ka asendusbussi, mis Nõukogude ajal alati tuli maapiirkondades, kui põhibuss oli korrast ära või rikki, siis alati saadeti asendusbuss, sest inimesed pidid saama maalt liikuma. Ja sellel hommikul inimesed ootasid 1,5 tundi ja see buss ei tulnud. Ja tänu sellele olen ma elus. Mul on kingitud elu. Minust 5 aastat vanem õde Külli, ema oli temaga 4 kuud juba rase, olid Haapsalus ja seal selles haiglas, kus see abort pidi teostatama, oli juba laua peal. Kõik taparistad olid valmis, tangid ja torkeristad ja mis kõik on seal vaja, et see laps ema ihust välja rebida. Ema ootab, vaikus, mitte midagi, ootab, vaikus. Ja siis see ämmaemand või arst, kes pidi seda tapatööd läbi viima, ütleb, paneb need tangid kõrvale ja ütleb, minu käed ei tõuse seda praegu tegema. Ma ei tea, mis see on, aga ma ei suuda seda teha. Ja minu vend 1972. aastal, täpselt sama korduskaader, ema oli märkinud kalendrisse kuupäeva, et millal minna teha aborti ja jälle sama lugu. Buss ei tule. Buss ei tule ja inimesed kiruvad ja vannuvad. Bussipeatuses lähevad koju ja buss jääb tulemata. 2 meie pere last olid oodatud, 3 ei olnud oodatud, aga Jumal päästis, mu vanem õe, mu venna ja minu. Ja 5 ülejäänud venda ootavad meid taevas. 15 aastat tagasi ema oli kandnud seda süükoormat pikka aega oma südames. Olin kodus, lugesin piiblit ja mu silmad juhiti prohvet Jesaja raamatu peale, kus on kirjas need sõnad. Jehova on mind kutsunud ema ihust, alates mu ema üsast nimetanud mu nime. Ma teadsin, et see räägib Messiast, Jeesusest. Aga mul oli küsimus Jumalale, et kas see sõna võib ka minu vastu rääkida, et kas see võib mind puudutada. Ja ema hüüdis teisest toast. Kui ma vaevalt olin küsinud selle küsimuse Jumala käest, Veljo, tule siia, ma tahan sulle midagi tunnistada, ma tahan sulle midagi rääkida. Ja siis ma kuulsin sellest imelisest loost, kuidas Jumal oli mind päästnud. Mu ema sai kristlaseks. Ta elu on täielikult muudetud, ta on täiesti teine inimene.
Ja Jumal on andnud talle ka andeks selle raske süü, abordi, laste tapmise. Kui minu ema tegi 5. abordi, siis tema ihust algasid verejooksud, mis ei tahtnud pidama jääda. Mu ema elu oli surmaohus. Teda püüti päästa. 1,5 nädalat oli ta haiglas. Mu isa oli koolis ja onu tuli meid lapsi vaatama ja meile lastena öeldi, et emme on haiglas. Aga me ei teadnud siis, et meie ema oli tegelikult suremas. Ja see oli Jumala ime, et mu ema elu suudeti päästa. Kui keegi tuleb täna mulle rääkima, et abort on hea ja see on meditsiiniline lahendus või ma ei tea, mis igasugust jura, siis ärgu keegi tulgu mulle rääkima ükskõik milliste argumentidega, ma teen ta põrmuks. Ma tean, milliseid süümepiinu kannatavad ämmaemandad, arstid. Need on põrgupiinad ja ainus lahendus, ainus väljapääs sellest needusest on Jeesus Kristus. Ainus väljapääs on kahetseda seda, tunnistada seda, nimetada aborti õige nimega. See on tapmine. Ja mida meie täna saame teha on see, et kui me nimetame seda õige nimega, see on süütute laste tapmine. Aamen. Aga mul on üks teine lühike tunnistus ka. Ma ise olen päästetud abordist ja Jumal on andnud mulle elu. Ja ma olen abielus, mul on armas abikaasa Hanna, meie peres kasvab 5 last. Aga ma olen saanud ka ise päästa 1 lapse elu. Oli aasta 2001 ja tol ajal tegutses Võrus Meegomäel veel lahingukool, mida praegu enam ei ole seal. Ja ma töötasin seal lahingukoolis kaplanina. Noorem allohvitseride kursuselt tuli üks ajateenija õhtul, koputas mu uksele. Ma olin ikka veel õhtul kasarmus, et saaks sõduritega veel rääkida. Ja ta tuli mu juurde, ütles, kaplan, kas ma saaksin sinuga rääkida? Ja ma ütlesin, mis on su südamel ja räägi. Ja siis ta ütles nii mehisel viisil, et seeme sai mulda pandud. Tüdruk on rase, aga tüdruku vanemad tahavad, et me teeksime aborti. Ja siis ma võtsin aega, rääkisin temaga ja ütlesin nii, et kui üks patt on tehtud, siis seda ei tohi teise patuga kinni katta. Ja laske selle lapsel sündida, ükskõik mis need vanemad ütlevad. Ja see tütar kasvab teile õnnistuseks. Ma rohkem seda ajateenijat ei näinud. Ta läks reservi ja 2 aasta pärast läksin ka mina reservi. Ja siin Tallinnas Kristiine keskuses Prisma toidukaupade osakonnas me kohtusime uuesti. See noormees tuli minu juurde sära silmil, ütles tere kaplan ja rääkisime, kuidas läheb. Ja siis ta ütles, et meie tütar on juba 2-aastane ja ta on meile suureks rõõmuks. Halleluuja! Me oleme täna nagu hüüdja hääl kõrbes. Me oleme kuulnud neid numbreid, neid fakte. Me oleme kuulnud sellest, kuidas meie poliitikud ja meie pimedad teejuhid, ütleksin, suur osa meie valitsusest ja meie poliitikutest on pimedad teejuhid. See on tõsi. Ja mida meie isiklikult saame teha on see, et me igaüks anname oma tunnistust, oleme eeskujuks, ka palvetame meie maa ja rahva pärast ja räägime tõtt ja mis veel olulisem, elame tõtt. Aamen.